Räägime nüüd mulla orgaanilisest ainest, et kus see üldse alguse saab, et selle algne looja on ikka fotosünteesiv taim ja see tähendab, et taim ja muld, nad on alati koos ja tänu sellisele taimele tekib meil uut orgaanilist ainet, mis hakkab siis peale oma elu lõppu mullas moonduma. Ja nüüd on oluline, et taimedega kooselu käib ikkagi maapinnale kõige lähemal ja see tähendab seda, et rohkem orgaanilist ainet meil ladestub esmalt pindmistesse kihtidesse ja seejärel erinevad siis mulla elusorganismid hakkavad seda lagundama ja muundama ja me peame aru saama, et mulla orgaaniline aine on väga mitmekesine tervik, mis on pidevas muutumises. Ja see tähendab ka seda, et me peame eristama erinevaid orgaanilise aine vorme mullas. Kui klassikaliselt kõige tavapärasem arusaamine on see, et me tõmbame justkui võrdusmärgi mulla orgaaniline aine võrdub huumus, siis see on selge nagu lihtsustus ja see kehtib ainult teatud muldade kohta. Kui me vaatame nüüd siia, me oleme välja võtnud siis looduses sellist mulla pindmist kihti koos osaliselt sellise maapealse taimestikuga, siis on väga selgelt näha juba teatud värvide eristusi ja ka seda, et kuidas need kihid ülevalt alla siis muutuvad. Ja orgaanilise aine hulk ja kvaliteet muldades võib väga palju erineda. Et kui me hakkame siitpoolt pihta ja me võtame siit selle peotäie mulda, siis siin on tegu sellise klassikalise huumushorisondiga, mis meil on siis tavaliselt kas põllumaadel, rohumaadel või ka siis aiamullas. Ja mis on siis selle eripära, on see, et tegelikult orgaanilise aine koguhulk ei ole siin üldse suur. Enamasti see jääb sinna 2–5% vahemikku. Ja seda tavalist aia ja põllu ja rohumaa mulda seetõttu me nimetame ka mineraalmullaks ehk seal see mineraalne komponent domineerib ja orgaanilist ainet on siin tegelikult vähem. Kui me nüüd siin vaatame, siis ka selle huumushorisondi materjali sees me näeme selliseid taimejuuri ja taimejäänuseid ja need ajas siis lagunemisega suurem osa ka seal sisalduvast süsinikust ja ainetest mineraliseeruvad, lagunevad, aga teatud osa jääb siis püsivale kujule mulda ja ta moodustab huumust. Ja mis asi see huumus on, et kui sellist huumushorisondi materjali kätte võtta ja siit sellised silmaga nähtavad taimejäänused välja korjata või kui sa leiad siin elusorganisme vihmausse ja need ära eraldada, siis ta tundub selline ühtne mass ja me ei suuda visuaalselt selle huumuse puhul eristada, et kus on see orgaaniline osa ja mineraalosa ja on toimunud nende ainete tugev nagu liitumine. Ja peamiselt sellise orgaanilise aine lagunemise teatud ühendeid, neid seostatakse mulla saviosakestega. Ja see on ka siis üks põhjus, et püsiva huumuse tekkeks on meil vaja mullas saviosakesi. Ja siit tuleneb ka see, et kui muld on väga liivane, siis tema huumuse sisaldus looduslikust eripärast tulenevalt ei saagi väga suureks kujuneda. Me saame lühiajaliselt uue värske orgaanilise aine lisamisega selliste poollagunenud taimse materjaliga lühiajaliselt hulga seal suureks ajada, kuid see ei tähenda veel ajas püsivat ja stabiilset huumust. Ja üldiselt ongi see, et meie
paljudes muldades pindmistes kihtides ongi tegelikult siis selline klassikaline huumushorisont ja see orgaaniline aine on seal peidus juhul, kui on looduslikud rohumaad või metsaalad sellisel mullal, siis võib seal olla peal mõni sentimeetrit sellist kõdukihti, kus need taimsed jäänused on siis erinevas lagunemisastmes.